Võib-olla oled sina kunagi saanud e-maili, kus pakutakse sulle täiesti heas korras, kõrgekvaliteedilist Yamaha kontsertklaverit lihtsalt niisama. Ainult võib-olla transpordiraha eest, sellepärast et kirjasaatja vend või õde või ema või isa või abikaasa või laps, kes seda klaverit on kasutanud, on siit ilmast lahkunud ja klaver lihtsalt niisama seisab. Kõik, mida sa tegema peaksid, on saata e-kiri vastuseks ja siis juba järgida juhiseid. Ma usun seda, et kui sa saadaksid vastuse sellisele e-kirjale, siis saaksid sa õige pea juhised, kuhu ja kuidas kanda ainult tühine summa transpordiraha või oma krediitkaardi number anda selleks, et transpordikompanii saaks selle raha sinu kaardilt maha võtta ja sulle klaveri ukse taha kas või 5. korrusele toimetada. Mul on siiski kurbasid uudiseid. Kui sa isegi peaksid vastama sellisele kirjale ja järgima täpselt juhiseid, siis sellest klaverist võid sa und näha. Isegi siis, kui sa mõtled, et see on nii hea pakkumine ja sul on väga-väga seda vaja või sinu kogudusel on seda vaja või sinu muusikaarmastajalt sõbral on seda vaja, isegi sellisel juhul võid sa sellest klaverist suu puhtaks pühkida, sest see ei ole mitte midagi muud kui üks petukiri, mis on mõeldud ainult sinu raha välja petmiseks. Mõnikord on nii, et asjad, mis tunduvad liiga head, et olla tõsi, ei ole kaugeltki mitte tõsi. Enamus pettuseid on üles ehitatud just nimelt sellele faktile või sellele arusaamale, et inimesed tahaksid kätte saada seda, mis on väga-väga hea ja oluline. Ja ometigi ei ole see midagi sellist, mida on niisama lihtne kätte saada. Vahest juhtub siiski ka nii, et mõned pakkumised on tõepoolest head ja liiga head võib-olla isegi, et tunduda tõena ja ometigi on need tõed. Kättesaamisega on aga siiski midagi muud. Jumala juures nimelt ei ole mitte midagi sellist, mis viitaks pettusele. Kui Jumal on sulle midagi pakkunud, kui Jumal on sulle midagi tõotanud või rahvale midagi tõotanud, siis on see alati kättesaadav. Ja ometigi aeg-ajalt piibli lugusid lugedes võime jõuda punkti, kus me näeme, et asjad ei käi niisama lihtsalt. Üks nendest lugudest on Joosua raamatus 2. peatükis ja sealt edasi ka 5. ja 6. peatükis. Jumal oli tõotanud viia rahva maale, tõotatud maale, mis voolab piima ja mett. Ja kuigi nende ja selle Jumala suure tõotuse vahel ja Jumala plaani vahel on Jeeriko linn, on nad siiski kindlad, et Jumal suudab seda tõotust täita. Häda on lihtsalt selles, et Jeeriko on suur ja vallutamatu, tohutult kindlustatud, nii et mitte keegi ei ole suutnud seda vallutada. Ning seetõttu võime näha seda, kuidas Joosua saadab Joosua raamatu 2. peatükis maakuulajad uurima maad ja Jeerikot. Selle viimase ülesandega, Jeeriko uurimisega ei saanud nad küll eriti hästi hakkama, sest piibel ütleb, et nad läksid ja tulid Rahab nimelise Hoora kotta ja nad jäid sinna. Ei mingisugust mööda linna liikumist, ei mingisugust vahipostide paika kaardi peale märkimist, ei mingisugust arusaama sellest, mida linn kujutab. Ja võib-olla üks põhjus oli lihtsalt see, et linn oli nii hästi kindlustatud. Sest sealgi Rahabi nimelise Hoora kojas saab Jeeriko kuningas neist teada ning saadab oma mehed sinna asja uurima. Ehk siis lisaks võimsatele müüridele ja ööseks suletavatele väravatele on Jeerikos ka väga heal tasemel vastuluuresüsteem. Ja nüüd seisab see linn suur, võimas ja vallutamatu, viimase takistusena Iisraeli rahva ja Jumala tõotuse vahel. 40 aastat varem oli rahvas kartma löönud, sest kuigi see maa, see tõotatud maa voolab tõesti piima ja mett, siis rahvas, kes elab maal, on tugev ja linnad on kindlustatud ja väga suured. See on
40 aasta tagune aruanne, mis on kirjas 4. Moosese raamatu 13. peatükis. Ja nüüd on rahval ainult 2 võimalust. Linn vallutada või sellele selg pöörata ja kõrbesse tagasi minna. Sest 40 aastaga ei ole linna juures mitte midagi muutunud. Aga on midagi, mis on muutunud. 100 aastat hiljem kirjutab Heebrea kirja autor, et usus langesid Jeeriko müürid, kui 7 päeva oli käidud nende ümber. 40 aastat tagasi, 40 aastat enne seda sündmust siin, oli rahval olnud usk, et kuigi maa on hea, ei ole mitte midagi võimalik teha, sest rahvas on suur ja vägev ja meie ei saa neist jagu. Kuid nüüd on neil usk, et koos Jumalaga on võimalik. 40 aastat ei ole rahva seas tegelikult palju muutnud. Piiblilugu räägib, et nad ei olnud just eriti palju usklikumad kui nende vanemad. Ja kuigi nad olid just ületanud Jordani jõe ja võiks öelda, et nad on oma usu tipppunktis, siis pidage meeles, et 40 aastat varem olid nende vanemad ületanud Kõrke mere ja näinud seda, kuidas Jumal hävitab Vaaro armee. Ning mälestuskivid, mis on Jordanist korjatud ja toodud teisele kaldale, võivad olla ju toredad asjad, kuid ausammastega on ainult üks häda. Need ei võitle. Erinevus tuleb sisse sellest, mida ja kuidas rahvas vaatab ja teeb. Joosu raamatu 5. peatükis 13. kuni 15. salmini näeme seda, millele keskendub Joosua. Loeme. Ja kui Joosua oli Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas ja ennäe, tema ees seisis üks mees, paljastatud mõõk käes. Ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt, kas sa oled meie või vaenlaste keskelt? Ja tema vastas, ei kumbagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui issanda sõjaväe vürst. Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt, mida mu issand räägib oma sulasele. Ja issanda sõjaväe vürst ütles Joosuale, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha. Panid tähele seda, et Joosua tõstab silmad ja vaatab seda meest. Ta on läinud tutvuma olukorraga, mis ees seisab selle Jeeriko probleemiga, selle vallutamatu ja võimsa kindlusega, kuid ta ei otsi seda lahendust mitte üksinda. Ta proovib leida abi sealt, kus see tulemas on. Ta proovib leida abi Jumalalt. Ja ta usub seda, et see on Jumala plaan, et see linn saab vallutatud ja see maa saab rahvale just nii, nagu Jumal on seda tõotanud. Sest ta teab, et see Jumal, kes on temaga rääkinud vaid veidi aega tagasi Joosua 1. peatükis, sellesama Jumala plaan, kes on pannud temale südamele olla ainult vahva ja tugev ja mitte karta, on see, mis on kõige parem. Kuid see, et Joosua usub, et Jumalal on plaan ja tema on selle plaani hea osaaja ja kasusaaja, ei pane teda lollilt käituma. Ta ei taha pea ees lahingusse tormata, vaid peab kava, kuidasmoodi linnaga toime tulla ning teades, et tema plaanistega, tema parimate sõdurite plaanistega, parimast üleüldse juhtimisega ega sõjatarkusest ei piisa, peab ta plaani kõige olulisemas osas. Kuidas leida üles Jumala plaan? Ei, see ei ole lihtne, lahendus on selles, et tuleb leida lahendus, vaid Joosua teab, et plaan on leida üles Jumala plaan. Ning ta leiab selle, sest see issanda sõjaväe vürst, kes on tulnud Joosua juurde ja kelles vahest tuntakse ära Jeesus, on imelise vastuse andja. Ta ütleb, ei, mina ei ole ei nende ega teie poolt, vaid ma olen enda poolt. Pea meeles, see ei ole Joosua sinu ja Jeeriko vaheline võitlus, vaid see on minu ja saatana võitlus. Jumal ütleb seda, et see on suurem lahing, kui sina, Joosua,
kunagi pidada saad. See on sõda headuse ja kurjuse vahel, Jumala plaani ja saatana sepitsuste vahel. See on see lahing, mida inimeste pärast läbi terve igaviku peetakse, kuni Jumal ühel hetkel selle lõplikult võidab ja saatana alistab. Ja siin on issanda sõjaväevürst, kelle esimene nõu Joosuale on see, et Joosua peaks teda kummardama ja teenima, sest tema on issand. Piiblis on 3 korda esitatud nõuet võtta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha. Moosesele ja Joosuale ja Jesajale. Viimane saab selle küll ettekuulutusena. Jeesus, nähes, et Joosual on probleem, mida tema ise lahendada ei suuda, hakkab selle lahendamisega pihta sealt, kus see lahendust vajab. Õigest kohast, Joosua südamest. Ta tahab, et Joosua rahvajuhina ja väejuhina pöörduks Jumala poole ja mõistaks, et ükski asi, ükski takistus, ükski vaenlane ei ole liiga suur ega liiga tugev, kui sinuga koos on Jumal. Mitte ükski müür ei suuda kaitsta vaenlasi siis, kui Jumal on see, kes käib sinu ees ja sinu taga ja sinu keskel ja sinuga koos, kui sina lähed seda vallutama Jumala nimel. Kui me loeme seda lugu ja mõtiskleme selle üle, siis tasub meil meeles pidada seda, et Jeeriko vajas vallutamist. Siin ei olnud valikut, kas vallutada või mitte vallutada. Kui Jeeriko oleks jäänud püsima ja rahvas oleks sellest edasi läinud maad vallutama, siis oht selja tagant oleks alati olnud nende saatjaks. Ilma Jeerikot vallutamata ei oleks rahval olnud võimalik vallutada tõotatud maad. Ja Jeeriko teeb vallutamise raskeks. 6. peatükist saame lugeda. Aga Jeeriko sulges oma väravad ja jäi suletuks Iisraeli laste pärast. Ükski ei pääsenud välja ega sisse. Kui need väravad oleksid lahti olnud, siis oleks saanud ju salaja sinna sokutada sõjamehi, kas lihtsalt niisama kusagilt väravanurgast maja serva minnes või vajadusel isegi ehitades suure hobuse või lehma või lamba või mis iganes muu asja rattad alla panna ja sõdureid täis panna ja selle lihtsalt lükata linnaväravast sisse kui kingituse. Kuid nüüd on väravad kinni ja müürid ületamatud ja taas tuleb valida. Esimene valik on teha seda, mida sina ise tahad teha. Kas põgeneda või piirata. Põgenemine on alati variant, aga sellega sa ei saavuta mitte midagi. Sellepärast, et see raskus, see ülesanne, see mägi, see müür, mis sinu ees seisab, jääb lahenduseta. Piiramine võib tunduda hea mõte, kuid see on erakordselt aeganõudev, erakordselt väsitav ja erakordselt kulukas. Rooma ajaloolane Josephus Flavius kirjutab, et Massada vallutamiseks aastasadu hiljem seal Iisraelis Surnumere ääres läks Rooma sõjaväel aega enam kui 6 kuud, mis sest, et jõudude vahekord oli enam kui 1/300. Selleks, et ehitada piiramistornid, selleks, et ehitada mäed, mille otsa piiramistornid lükata ja kokku panna kõik muu vajalik, läheb enam kui pool aastat, et vallutada mäge, mida kaitseb käputäis vastaseid. Kuid Jeeriko juures oli asi teisiti. Jõudude vahekord oli Jeeriko juures mitte 301 piirajate kasuks, vaid pigem vastupidi. Ja linnas olid välja õppinud sõdalased, mitte lihtsalt üks rahvas, kes liigub oma Jumala juhtimisel tõotatud maa poole. See oli esimene valik. Teha see valik, mida sina tahad teha. Kuid teine valik on midagi palju suuremat ja palju olulisemat. Teine valik on usaldada Jumalat. Lubada oma usku proovile panna ja usaldada Jumala tõotusi selle kohta, et
kui tema on lubanud sulle selle maa või sulle selle asja või sulle elumuutuse või sulle igavese elu, siis tema on suuteline seda päästma. Ja see rahvas usub, et kui Jumal on tõotanud neile selle maa, siis see maa saab rahvale ja nad valivad õigesti. Joosuat 6. peatükis 2-6 salmini võime lugeda seda, mida Jumal ütleb. Siis issand ütles Joosuale, vaata, ma annan su kätte Jeeriko ja selle kuninga ning võitlusvõimelised sõjamehed, vaprad mehed. Käige siis ümber linna, kõik sõjamehed, tehes ühe tiiru ümber linna. Tee nõnda 6 päeva. Ja 7 preestrit kandku 7 jäärasarve laeka ees. 7. päeval aga käige 7 korda ümber linna ja preestrid puhugu sarvi. Ja kui sarve pikalt puhutakse, kui te kuulete sarve häält, siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa, siis langeb linnamüür seal samas ja rahvas mingu üles igaüks otse omalt kohalt. Ja siis kutsus Joosua Nuuni poeg preestrid ja ütles neile, kandke seaduse laegast ja 7 preestrit kandku 7 jäärasarve issanda laeka ees. Plaanidega on nii, et on olemas tavainimese plaanid. Ja siis on spetsialisti plaanid. Ja spetsialisti plaanid ületavad tavaliselt tavainimese plaane mitte 1,2 korda ega 2 korda, vaid sageli 10 või 100 kordi. Sest spetsialistid teavad seda, mis on olukord ja kuidas neid olukordi lahendada. Kõik see kogemus, kõik see praktika, kõik need teadmised, teoreetilised ja praktilised teadmised ja oskused on need, mis teevad spetsialistist tõepoolest spetsialisti. Nii et mõnigi kord tasub temale maksta natukene rohkem, kui sa võib-olla ise kulutaksid, sest tulemus saab seda võrra parem. Kuid spetsialistide plaanidest on veel midagi, mis on tohutult palju suurem. Ja see on Jumala plaan. Jumala plaaniga on nii, et mõnikord tundub, et see ei ole üldse mitte hea plaan, kuid seda ainult esialgu. No mõtle ise. Maailm on hukas ja Jumal tuleb Noa juurde selleks, et öelda, et Noa, ehita mulle laev. Iisraeli ähvardab peatne näljasurm ja Jumal laseb selle vältimiseks perepoja müüa Egiptusesse orjaks. Ja siis vangi panna. Vaaro tahab Iisraeli rahvast hävitada. Rahvas kisendab ja palvetab ja kurdab ning siis sünnib Mooses, kes 80 aasta pärast alles tegutsema hakkab selle nimel, et rahvast vabastada. Saatan külvab surma ja segadust Eedeni aiast alates ning tuhandeid aastaid hiljem sünnib Petlemma linnas üks laps, kes saab nimeks Issand Kristus ja kellest saab maailma lunastaja. Surres ühel hetkel Jumalana ristil, et veel mõni 1000 aastat hiljem tagasi tulla. Ja ometi me teame, mis kõikidest nendest lugudest edasi saab, sest Jumal on suurem kui ükski spetsialist. Jumala plaan on alati parem kui tavainimese plaan või kui spetsialisti plaan või kogu maailma tarkade kokku kirjutatud plaanid kokku, sest Jumal on see, kes on kõige tarkuse allikas. Ja nii on Jumala plaan Jeerikoga palju parem kui inimeste plaan. Ja seetõttu ükskõik millised Jeerikod on sinu või ka minu elus, sest väga sageli tuleb tunnistada, jutlustan ma ka iseendale, siis need on need Jeerikod, mis takistavad kätte saamas seda võitu, mille Jumal on sulle või mulle tõotanud. Ja kui need Jeerikod satuvad meie eludes ette, siis tasub meil meeles pidada ainult ühte. Jumal
on tõotanud, et Jeeriko müürid langevad ja need langesidki. Tema plaan on selge. 6 päeva kõndige, 7. kõndige veel enam ja puhuge pasunat ja müürid langevad. Ja ma usun, et on ainult 2 asja, mida ta tahab meile kõigile selle kaudu õpetada. Esimene on vast ilmselge. Ära anna alla, kui sa ei näe seda, et sinu usul ja sinu usutegudel täna veel tulemust ei ole. Mõnikord läheb 2 päeva, mõnikord 3, mõnikord 4, mõnikord 5, mõnikord 6 ja mõnikord pead sa 7. päeval tegema 7 korda veel enam, kui sa seni oled teinud selleks, et tulemuseni saada. Ja mõnikord tuleb oodata aastaid või aastakümneid selleks, et midagi hakkaks muutuma. Kuid see ei tähenda veel seda, et Jumal oleks oma plaanis kuidagimoodigi ebaõnnestunud, sest väga sagedasti jätame meie midagi tähelepanuta. Jumal tahab, et meie võiksime elada igavesti ja tema tahab, et kõik need asjad, mis meile on olulised, võiksid olla koos temaga kättesaadavad. Ja siin on kõige olulisem meeles pidada, et tema on see, kes tahab meile ainult head. Kui Jumal on sulle andnud töö või palveteema, siis tee seda tööd ja palveta isegi siis, kui sa ei näe tulemust. Paulus kirjutab galaatlastele, et ei tasu tüdida head tehes, küll me omal ajal lõikame. Ma usun, et te olete kuulnud lugusid inimestest, kelle pärast on palvetatud aastaid või aastakümneid. Ja siis, kui palvetajad on juba puhkama läinud, siis on nende tööl tulemust näha. Tasub oodata ja tasub võidelda nii palves kui töös kui kõiges muus, sest ilma lahinguteta ei ole võitu. Kuid teine punkt, mis selles loos õpetuseks sobib, tuleb sellest, kuidas rahvas Jeerikot piirab. Joosua raamatu 6. peatüki 10. salmis öeldakse, ärgu tulgu teie suus sõnagi kuni selle päevani, mil ma teile ütlen. Miks? Rahvas pidi 6 päeva käima ümber linna vaikides ja 7. päeval ka 6 tiiru täiesti vaikides ümber linna, kuni tuli häält teha. Miks ometi? Üks autor kirjutas, et Iisraeli rahvas oli kõige klassikalisem usukangelaste seltskond, sellepärast, et kõik, mida nad saavutasid nad ainult seetõttu, et nad tol hetkel natukesegi, küünemusta jagugi, sinepiivakese suuruse hulga jagugi uskusid seda, mida Jumal oli öelnud. Ma arvan, et see on lootustandev mõte isegi Paulusele, kes ütleb, sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Ja kui sa on natukenegi usku, siis sa mõistad seda, et sa võid teha ka seda head, mida sa tahad. Miks tuli vaikida? Sest ausalt öeldes, kui me loeme seda ründemeetodit, seda linna vallutamise meetodit, seda, mida Jumal on rahvale öelnud, siis pidi see hakkama inimeste peades käima ringi ja ringi ja ringi. Ja nad pidid jõudma järeldusele, et see ei ole kõige parem plaan. Isegi kui nad teadsid, et see on Jumala plaan ja isegi kui nad teadsid, et Jumala plaan on parem kui kõikide tavainimeste plaanid ja kõikide spetsialistide plaanid kokku astendatult või mitmendatesse astmetesse võetuna. Ja kui sa hakkad kahtlema ja sa hakkad oma kahtlusi jagama teistega, siis teiste kahtlused hakkavad võimendama sinu kahtlusi ja kolmandate kahtlused omakorda teie kahtlusi ja lõpuks see sinepiivakene, see pisitillukene usukogus, mis sul on võib-olla olnud selleks, et hakata kõndima ümber sinu Jeeriko müüride, et neid vallutada ja seda linna vallutada ja sealt edasi minna, et saada kätte see Jumala tõotatud maa, siis teiste abiga, teiste kahtluste tõttu hakkavad sinu kahtlused võimenduma ja sa kaotad oma usu. Mõnikord juhtub nii, et jutu rääkimine ja negatiivsete asjade levitamine on peamiseks põhjuseks, miks keegi oma usu kaotab. Mitte see, et see, mida Jumal on tõotanud, tundub kättesaamatu,
vaid see, et teised ütlevad, et see on kättesaamatu. Ja kallis vaataja, kui sina mõnikord oled käitunud teiste suhtes samamoodi, rääkinud asju, mida ei oleks tulnud rääkida, keskendunud neile asjadele, mis Jumala plaanis võivad olla mitte nii sirgjoonelised ja selged. Tõmmates maha seda usku, mis on sinu nõrgemal õel või vennal, siis kas sa ei käitu samamoodi nagu need, kes usku tõepoolest hävitavad? See on see põhjus, miks mõnikord tasub vait olla, sest Jeerikot saab vallutada vaikides. Meeldetuletus siis kõigile. Kui sul midagi head öelda ei ole, siis ole vait ja hüüa alles siis, kui seda päriselt vaja on, siis kui selleks signaal antakse. Ja signaal tuleb, sest usk ei jää tasumata. Jumala tõotused täituvad, kuigi vahest tuleb oodata. Heebrea kirjas 10. peatükis 35-37 salmini öeldakse, ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Sest veel ainult pisut, siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita. Ärgem siis kaotagem julgust, sest Jumala tahtmist täites saame me kätte tõotuse. Või Jesaja raamatust 40. peatükist, aga need, kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. See on see tõotus, mis hoiab meid ülal ka siis, kui meil tuleb ette nõrkuse hetki ja kui me hakkame kahtlema, kas me oleme õigel teel. Oleme küll, sest veel pisut ja siis tuleb see, kellest on ette kuulutatud. Mina ei tea seda, milline müür seisab sinu ja Jumala tõotuse vahel. Ma ei tea seda, kui paksud on selle sinu isikliku elu Jeeriko müürid ja kui tugevasti kindlustatud on see linn ja kui raske on seda võita ja kui võimsad on need sõjamehed seal linna sees. Ma ei tea, mida nad on teinud sinuga, et teha sind julgusetuks ja araks. Kuid ma tean ühte asja. Koos Jumalaga ei ole ükski Jeeriko jäänud püsima, sest temaga koos on meil jõudu ja julgust käia ümber linna. Mitte 1 kord, mitte 2 korda, mitte 6 korda, vaid täpselt nii palju kui vaja, kui Jumal on sulle öelnud, et sa pead käima selleks, et need müürid võiksid langeda. Ja need müürid langevad, sest Jumal on seesama Jumal, kes oli ta Joosu ajal, vallutades Jeeriko ilma ühegi sõjariistata. Langetades müürid ilma ühegi inimese abita ja tema lahendab kõik meie mured ja kõik meie probleemid siis, kui me need tema kätte usaldame. Sest tema on tõotanud ja tema täidab oma tõotused. Ma kutsun, et sa võtaksid natukene aega selleks, et me võiksime üheskoos palvetada, langetaksid oma pea ja südame, et pühendada ennast Jumalale ja tema plaanile. Me palvetame. Hea Jumal, me oleme sinu ees ekslike inimestena ja argade inimestena, kelle ees seisavad ka nii paljud raskused ja probleemid, mida elu või kuri on toonud. Ja mõnikord oleme me nendes ka ise süüdi, tekitades olukordi ja käitudes niimoodi, nagu me seda tegema poleks pidanud. Kuid sina oled tõotanud meile suuri ja imelisi asju, nii siin elus, kui eelkõige selle, mis ootab meid igavikus. Ja sina oled tõotanud, et koos sinuga saame me jagu kõigest sellest, mis takistamas on. Ja seepärast me palume, Jumal, võta meid, juhi meid, aita meil käia ümber Jeeriko, keskenduda sinule nagu Joosua ja mõista, et sinuga koos ei ole ükski vaenlase vägi võitmatu. Anna meile võit ja vii meid võidule. Me palume sind Jeesuse Kristuse, meie issanda
ja tema suure ohvri nimel. Aamen.